tervitused! Täna siis Kasaril vimmapüügil ja aprillikuu algus ja ilmad läksid siin vahepeal päris soojaks. Päeval kuni 17, aga nüüd täna siuke viimane enam-vähem päev, et lubab siin talve tagasitulekut. Et tuleb siin praegu ära kasutada, et ja äkki see soe, mis siin on olnud, paneb siin vimma liikuma. Viskasin siin 2 tonkat sisse nüüd. Üks siis tavaline tonka, panin 2 lipsuga rakenduse ja teine on mul feederõng 3 osast. Seda söödakorvi ma ei kasuta söödaga, vaid lihtsalt feeder kõrre otsas. Panen lihtsalt tina selle söödakorvi asemel ja on nii-öelda ka siis libisev 1 lipsuga rakendused. Aga ei, nüüd on õnged nõksa sees olnud, paneme stopperi käiba ja vaatame, millal esimene võtt tuleb ja kas üldse midagi toimub. Ega ei saanudki olla paar minutit ja sellel feederõngel nii-öelda siin juba nõksatas siin mitu korda. Päris tugevalt. Ma kontrollin selle ära. Ei, kahjuks liiga vara. Liiga kärsitu olin. Sellest hakkas nüüd see tööle siin. Raputas siin. Ja jälle. Okei, anname siis rohkem aega. Siin on kala otsas. Võtt oli. Sidur on liiga pahasti. Aga esimene vimp siis. Opa. Jah, päris ilus. Saab sumba sisse visata. Juhtsin selle õnge maha panna, see rapsib siin. Mõtlesin, et võtan tooli ka välja, istun natukene, aga ei. Praegu jäi vaikseks. Paneme siia uuesti krevetti otsa. Ei tea, see teise õngel oli mul ise tehtud mingi 2 lipsuga rakendus, täiesti mõttetu läks seal sassi ja panin sinna mingi poe toodangu hetkel 3 lipsuga, aga 2 konksu söödastasin. Ma tean, et lesta püütakse küll sellega, vaatame, aga see toimis seal küll juba vahepeal. Õng võttis. Aga see tundub siin 1 lipsuga ka toimetavat, et niikuinii ma üle 2 õnge ei pane kunagi, kui on 1-ga tegemist, siis võib-olla jäängi 1-ga, aga siin kuskil mul selline 50 sendine lips. Praegu on paus, õnneks saab võtta tooli välja ja eesmärk on lihtsalt looduses aega võtta, et mitte kalase ketti tulemine. Sain õnged likku ja ütleme niimoodi, et esimese paari minuti peale hakkasid juba mõlemad õnged tööle. Nüüd hetkel on paus ja see mulle sobib. Saab ise puhata ja esimene vimb tuli siis juba ära ka, et vimma alamõõt on 30 senti, et mul seda ära ei mõõtnud, aga üle 30 oli see kindlalt. Mõne tunni siin ikka veedame ja vaatame, kas saame selle aja jooksul. Kui muud ei saa, siis äkki see koguse ikka. Pean seda lühemalt ikkagi kontrollima siin, et see ots aegalt rapub siin. Võib-olla on lihtsalt kala juba taga. Ei ole. Peab hoopis selle juurde tagasi minema. Mitu korda jõnksatas siin.
ei ole. Tühi. Tegelikult istuda ei saa. Peab siin vaatama, kas siis haakima õigel ajal või kala on all, aga konksu taha ei ole hetkel rohkem kedagi jäänud kui see üks siin. Nii, lähme hoopis selle juurde siis. See jonksutab siin kindlalt nagu oleks kala. Okei, proovime. Ei ole. Tühjus. Siin vist on taga. Midagi ei ole siin. Raputavad küll, aga lüpsavad lihtsalt. Vahetan siin rakendus ära need imelikud traatidega 3 lipsuga, ma ei tea, ei tööta väga. Panen siia ka 60 grammise libiseva tina lihtsalt. Pöörel vahele ja või tähendab kõigepealt see pärl, et see tina ei põrutaks siin ja siis seon pöörle siia, siis panen ka mingi lihtsalt 1 lipsu ja ehk on tõenäosus siis suurem mõni kala ikka kallale ka saada veel peale selle 1. Panen siia 50 sentimeetrise lipsu ja peab kontrollima vahepeal, sellel oli siin nüüd krevett otsas. Paneme uue siis. Nii. Noh, võtab küll, aga vaatame. Ma ei tea. Täpselt sama raputavad ja raputavad. Vähemalt sai ära. Kerisin asja eest välja jälle. Järjekordne võtt fiidri õnge poolel. Okei, vaatame. Klassika. Viskame tagasi. Värk ei saa kala kätte, aga ei viitsi enne tirida ka, vaatan, et enne hakkab õnge ära viima, siis lähen jooksen. Nüüd pani tugeva löögi, ma olen jälle sipsti püstine. Jälle teeb 1 korra, nüüd 1 õnge juures teise juurde. Näpin, siis jookseb jälle tühjalt. Siis nii jälle ja teevad korralikult 3 korda järjest ots jonksatas ja mõtlesin, et haagin ja mis siin täna toimub, on see, et tillikas jälle järjekordne. Nüüd on siin on kala lõpuks. Siis korralik sõit. No nii. Väga korralik vimb. Sa päästsid mu häbist praegu. Teine vimmakene. Siin nüüd keegi otsas korralikult massab sellega õngega ka käevalgeks.
see ei ole eriti suur. Väike ka ei ole. Parasjagu põrsas. Tuli lihtsalt järgi algul. Oi, kena ju. Aitäh sulle, kolmas vimb. Enam ei olegi nii häbi olla. Vetid uuesti otsa. Ja viskame tagasi. Likkuõnged. Tundub, et mingi sööma hakkas pihta, vähemalt teid aktiivselt 2 tükki järjestikku siin mõlema õnge otsa nüüd. 3 vimba on käes ja äkki see kogus on kindlalt olemas, et võttis kerged pinged maha nüüd. Nüüd võib tiksuda, las tuleb, mis tuleb peale. Noh, see paneb korralikult siin õõtsu. Nii. Puhta vihane või? Tuleb siis 4. Kaldale ka jõuab või? Noh, see on minu meelest nendest kõige pisem, aga selline mõõdu. Valge tonka on nüüd seal pausil olnud. Vaikne 2 varianti, kas tõesti kala ei ole huvitanud või on krevett otsas, mis pärast kontrollib. Tonkapüük on selline laisamehe püük, aga täitsa mõnus vaheldus minu meelest ja kui mõlemad õnged pidevalt võtavad ka, siis nad ju ei lase mul tegelikult laiselda, mida ma tahaks. See teine jonksutab siin korralikult. Ja nii, siit tuleb. Eriti pisikene. Mis asi see on üldse? Turb, särg. Väike turb ju. Ja nii sügavale konksu võtnud siin. Valge tonka seal. Jep. Haagime ära siin. Mitu korda juba tegi. Vale otsus järjekordselt. Sai siin väike lõunapaus tehtud. Õnged ka vaikivad, mis mulle sobib. Sai rahulikult süüa. Aga vaatan, kontrollin nad ära igaks juhuks. Kas söödad on alles ja võtud järjekordselt mõlema rida juures, aga ära ei suuda ühtegi realiseerida nüüd. 4 vimba endiselt sumbas. Ühel oli kala taga siin. Ja see on meil, mis asi, nurg või? Jah, vist tundub. Noh, vist on äkki nüüd taga. Käivad maitsmas, ai, midagi nii pisikest jah, et jälle nurg. No kas nüüd saame vahelduseks ühe vimma kaldale? Midagi on kindlalt otsas, aga pisemapoolne tuli pika punnimise peale. Nii, aga see on mõõdus. Pika punnimise peale siuke
mõõduvimb veel siin 5 siis 33 senti oli ta. Nii, midagi on siin otsas. See tuleb päris raskelt juba. Ei tea, kas ta on külge pidi midagi või? Ahah, palun väga. Siukene adrenaliinilaks, et nii. Siukseid tegelasi siit tuleb aeg-ajalt. Ja nokkimisi on, tundub, et vimba väga ei paista rohkem. Pakkisin asjad kokku ja püük läbi. Et pika punnimise peale siis 5 vimba ja et seda oodatud võttu ei tulnud, et tunni ajaga 20 vimba ja võib koju ära minna. Aga ma olen rahul, sai looduses ja jõe ääres aega veeta. Ja boonuseks ikkagi 5 vimba. Et äkki see jagu on olemas. Eks paneme selle kehva võtu siis ilma süüks ikka. Noh, nokkimisi võtta tegelikult oli ju kõvasti, ega ei suutnud ju ise ära realiseerida ka. Aga ikkagi minu meelest seda õiget võttu ei olnud, et käis ja ampsas ja süritas pigem välja kohe. Täna on siis püügipäevajärgne päev ja vimmaäkis peale püügipäeva hommikusöögiks sobis nagu valatult. Et kui eilne ilm veel jõe ääres meenutas kevadet, mis tuleb aina lähemale, siis tänane pilt räägib hoopis midagi muud. Talv on tagasi ja lumi on maas. Aga noh, on aprillikuu algus alles ja väike tagasilöök siin ilma näol, et ehk tuleb see ikka kevad õige pea nüüd uuesti tagasi ja saab siis varsti uuesti jälle normaalsete ilmadega kalal käia. Aga mis seal ikka, et kohtume siis äkki uuesti varsti juba uuel retkel.